1944. aasta sügisel ehk siis Teise maailmasõja lõpu eelõhtul tabas Eestit rahvuslik katastroof. Eestist lahkusid 10 000 paadipõgenikud. Korraga kõige rohkem Eesti põgenikke, umbes 150, saabus siia Talarö paadisillale Stockholmi skääridesse 25. septembril 1944. Muide, üks Eesti põgenikest, kes tookord siia jõudis, oli Ilon Vikland. Jah, seesama, kes hiljem illustreeris Astrid Lindgreni lasteraamatuid. Võib väita, et Teise maailmasõja ajal sattus läände 70 kuni 90 000 eestlast ja tee peal võis neid siis hukkuda 6–9%. On näiteks arvatud, et Rootsi põgenejatest hukkus umbes 2000 inimest, kui tuleb rõhutada, et see kõik on väga hinnanguline. Rääkides umbmäärastest arvudest, siis Saksamaale jõudis üle 48 000 eestlase ja Rootsi umbes 27 000. Umbkaudu 10 aastat pärast suurt põgenemist 1950-ndatel elas siis välismaal eestlasi nõndamoodi, et Rootsis circa 22 000, Inglismaal 6 000, Austraalias 6 000, Ameerikas 12 000 ja Kanadas 11 000. Milline sündmus käivitas eestlaste massilise pagemise väljamaale 1944. aastal? Võime siis väita, et esimeseks ajendiks oli 23. augustil 1939 sõlmitud kurikuulus Molotovi-Ribbentropi pakt. Kui 28. septembril 1939 oli Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud niinimetatud baaside leping, siis Eesti valitsus keelas oma kodanikel väljamaale põgenemise. Väljamaale põgenemise keeld oli ka terve Saksa okupatsiooni ajal ja on teada, et kui paljud mehed tahtsid 1942 ja 1943 põgeneda üle Soome lahe Soome, siis peeti lausa Saksa piirivalvuritega ägedaid lahinguid rannikupiirkondades. Tegelikult olid esimesed Eesti põgenikud baltisakslased. Kui Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel oli sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt, siis varsti pärast seda kutsus Saksamaa juht Adolf Hitler Baltimaades elavad sakslased oma ajaloolisele kodumaale ja oktoobris 1939 lahkuski rohkem kui 12 600 baltisakslast Eestist. Nende hulgas oli ka muidugi eestlasi. Rootsi oli üks vähestest lääneriikidest, kes tunnustas Eesti inkorporeerimist Nõukogude Liitu ja 16. augustil 1940 pidi Eesti saatkond Stockholmis lõpetama oma tegevuse. Eesti saadik Rootsis Heinrich Larretei avaldas Rootsi välisministeeriumile protesti Eesti okupeerimise ja inkorporeerimise vastu ning Larretei keeldus võtmeid üle andmast Nõukogude saatkonnale ja andis need võtmed üle Rootsi välisministeeriumi esindajale. Ning 2. septembril 1940 moodustas endine saadik Larretei koos Alexander Varma ja August Reiga Eesti välisdelegatsiooni Stockholmis ja selle ülesandeks oli saavutada see, et lääneriigid ei tunnustaks Eesti okupeerimist ja inkorporeerimist. Sellesama tuntud Eesti diplomaadi ja poliitiku Heinrich Larretei tütar Gaby Larretei kujunes hiljem pagulaseestlaste üheks tuntumaks esindajaks terves maailmas. 1946 alustas ta oma pikaaegset kontsertpianisti tegevust. Ta suri aastal 2014 ja on sängitatud mulda Stockholmi metsakalmistule. 1940. aasta suvel, kui Eestis algas Nõukogude okupatsioon, mõistis Nõukogude okupatsioonivõim Heinrich Larretei kodumaa reetmise ettekäändel surma ja Larreteid jäid Rootsisse. Gaby oli toona kõigest 18 aastat vana ja järgmine kodumaa külastus järgnes alles aastal 1988 ehk siis 48 aastat peale paguluse algust. Kui rääkida sellest, et Rootsi oli üks väheseid lääneriike, kes tunnustas Balti riikide liitmist Nõukogude Liiduga, siis veel näiteks 1986. aastal lükkas Rootsi parlament tagasi sellise otsuse, mille kohaselt ei tähendaks Balti riikide okupeerimise de facto tunnustamine nende okupeerimise tunnustamist de jure. 1944. aasta rinde lähenedes tuli paljudel otsustada, mida teha, kas jääda kodumaale või lahkuda. Lahkumise otsus ei tulnud mitte kellelegi kerge, sest oli ju selge, et kui kogu maa jookseb rahvast tühjaks, siis on okupantidel seda maad kergem lämmatada.
1944. aasta kevadel ja suvel oli selge, et omal ajal Eesti Vabariigis juhtivatel ametikohtadel olnud isikuid, samuti neid eestlasi, kes olid koostööd teinud sakslastega ja nende perekondi ootavad ees küüditamised ja tagakiusamised. Võib väita ka seda, et rohkem või vähem oli põhjust bolševike karta kogu Eesti rahval. 1944. aasta sügisel olid Eesti maanteedel tohutud põgenike voorid. Kõigile paatides loomulikult kohti ei jätkunud, paljud pidid pöörduma tagasi oma koju. Muide, oli ka neid, kes mõtlesid viimasel hetkel veel ringi ja hüppasid välja juba sadamast lahkunud paadist. Enamik Eesti põgenikke arvestas sellega, et neil õnnestub õige pea pöörduda tagasi kodumaale. Mitte kellelegi ei mahtunud pähe tõsiasi, et lääneriigid osutuvad tegelikult reetjateks Atlandi harta põhimõtete realiseerimisel. 18. september 1944 teatasid sakslased, et Eesti jäetakse maha ja ööl vastu 22. septembrit panid Nõukogude väed toime õhurünnakud Tallinnale. Paljud eestlased nägid mere poolt põlevat Tallinna. 1944. aasta kuulsa sügispõgenemise kõige suurem laine oli siis kuupäevadel 19 kuni 23 september. Sel ajal valitses Eestis sündmuste tohuvapohu ja erinevad asjad muudkui juhtusid. 18. september oli Jüri Uluots nimetanud ametisse Otto Tiefi valitsuse. 19. september sõlmisid Nõukogude Liit ja Soome vaherahu ja nüüd muutus Soomes olnud Eesti Vabariigi kodanike jalgealune tuliseks, sest Nõukogude Liit käsitles neid kõiki Nõukogude kodanikena ja nõudis neid kodumaale tagasi. Eestist õnnestus põgeneda ka riigivolikogu esimehel ja peaministril Jüri Uluotsal, kes oli aga põgenemise ajal raskesti haige ja ta suri juba 9. jaanuaril 1945 Stockholmi haiglas maksavähki. Rootsi riik keelas Eesti põgenikel tegeleda poliitikaga ja nii tuli pagulaseestlastel moodustada Eesti valitsus eksiilis 1953. aastal hoopis Norra pealinnas Oslos. Eestlastest põgenikud olid poliitiliselt väga aktiivsed ja hoidsid poole sajandi jooksul üleval küsimust Eesti iseseisvuse taastamisest. Põgenemine oli varasügisesel Läänemerel niigi ohtlik ettevõtmine, kuid ohtu lisasid veel Nõukogude allveelaevade ja lennuväerrünnakud. Kõige suuremaks katastroofiks oli 22. septembril Saksa laatsaretlaeva Moero uputamine. Märja haua leidis Läänemeres 2700 inimest, sealhulgas hulk eestlastest põgenikke. On teada, et Saksa sõjaväelaevad peatasid mitmel korral Eestist Rootsi poole suunduvaid põgenike paadikesi ja sundisid neid hoopis Saksamaa poole sõitma. Ei ole teada, et sakslased oleks avanud tule Eesti põgenike paatide pihta, küll on aga teada, et seda tegid nõukogulased. Põgenemine väljamaale hakkas koguma rohkem tuure 1942. ja 1943. aastal. Rootsi õnnestus põgeneda tänu sellele, et rannarootslased evakueeriti oma ajaloolisele kodumaale. Ja põgenemine Soome hoogustus pärast seda, kui sakslased hakkasid eestlastele üha rohkem avaldama survet liitumaks Saksa armeega. Ja 1944. aasta kevadel ja suvel suurenes põgenike laine seda mööda, mida rohkem muutus reaalseks Nõukogude okupatsiooni oht. Põgenemine kestis veel isegi siis, kui rinne oli juba üle käinud ja Nõukogude võim polnud suutnud veel korralikku rannavalvet organiseerida. Tihti juhtus ka seda, et paadil ütles üles mootor või sai koguni bensiin otsa. Inimesed olid väsinud, merehaiged ja kartsid venelaste lennurünnakuid. Kui kirjandusest võime tihtipeale lugeda väidet, et eriti palju jõudis Rootsi eestlastest põgenike näol loovharitlasi, siis olukord reaalsuses oli selline, et põgenikud moodustasid terve läbilõike Eesti ühiskonnast. Seal oli nii alg- kui ka kõrgharidusega inimesi, nii talunikke, kalureid kui ka kõiki muid ühiskonnaklasse. Ja muide, circa 20% põgenikest olid alla 16-aastased lapsed. On fakt, et kõige rohkem sattus eestlasi 1944. aasta sügisel Saksamaale ja suur kogukond tekkis eestlastest ka Rootsis. Rootsi oli tegelikult samamoodi nagu Eesti kahe suurvõimu Nõukogude Liidu ja hitlerliku Saksamaa vahepeal, kuid Rootsil õnnestus siiski püsima jääda.
põgenike saabumisel Rootsi nägid rootslased esimest korda inimesi, kes olid tulnud otse sõjatsoonist. Eestlased on kirjeldanud, et rootslased suhtusid valdavalt neisse suure sümpaatia ja kaastundega. Mis puutub rootslaste suhtumist eestlastest põgenikesse, siis oli see üldiselt võttes ikkagi positiivne. Ja nii mõnelgi pool loodi rootslaste ettevõttel sõbralikke suhteid eestlastega. Kuid leidus ka teistsugust suhtumist. Eriti seal, kus kommunistlik propaganda oli jätnud oma jälje. Usuti stalinistide väiteid, et eestlastest põgenike näol on tegemist kas lausa sõjaroimarite jõuguga või ehtsate natsidega. Nii mõnegi pagulaseestlase mälestustest võime lugeda, et osad rootslased pidasid Nõukogude Liitu Kesk- ja Ida-Euroopa vabastajaks ja nad ei suutnud kuidagi aru saada, et kommunistlik režiim on oma olemuselt terroristlik. Rootsi kommunistid nimetasid eestlastest põgenikest suisa fašistideks ja nii mõnelgi pool mälestustest loeme, et Rootsi tööliste poolehoid kuulus kindlalt kommunistidele. Osade pagulaseestlaste mälestustest võime lugeda, et näiteks Stockholmi eeslinna osades oli nii mõnegi rootslase suhtumine eestlastest põgenikesse küllaltki jahe. Koolis olid näiteks rootslastest kaasõpilased näidanud näpuga eestlastele ja öelnud: kuradi eestlased või kuradi välismaalased. Need Rootsi õpilased olid kodus nimelt kuulnud, et eestlased võtvad ära põlisrootslaste töökohad. Õli valasid tulle Rootsi kommunistid, kelle ajaleht Uus Päev ehk Ny Dag kirjutas 1944. aastal nõnda. On imelik, et Rootsi, kes juba 1941 tunnustas de jure Balti Nõukogude sotsialistlikke vabariike, aitab nüüd kaasas sellele, et nendest liiduvabariikidest rahvast välja viia. Leht nimetas Balti põgenike saabumist fašistide massiliseks impordiks Rootsi. Kõnelgem veel Nõukogude Liidu suhtumisest Balti pagulastesse. 12. detsembril 1944 kutsus Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissari asetäitja Vladimir Georgijevitš Dekhanosov, kes oli Lavrenti Beria suur sõber, enda juurde Rootsi suursaadiku Moskvas Staffan Söderblumi. Vladimir Dekhanosov rõhutas Rootsi suursaadikule, et küsimus Balti pagulaste tagasisaatmisest Nõukogude Liitu olevat Nõukogude valitsuse jaoks lausa auasi ja see puudutavat Nõukogude Liidu prestiiži. Vladimir Dekhanosov toonitas Söderblumile, et Rootsi poleks pidanudki Balti pagulasi üldse vastu võtma. Rootsis oli umbes 175 eestlaste põgenike laagrit ja need likvideeriti juba suhteliselt ruttu 1945. aasta kevadeks. Üldiselt olid laagrid kuni karantiiniaja perioodi lõpuni kinnised, vahel ka traataiaga ümbritsetud ja abipolitseinik värava ees. Rootsi keele õppimine põgenike laagrites oli iga laagris olija enda mure. Polnud tööajal korraldatud keeltekursusi. See küsimus tuli endal lahendada. Polnud aga kusagilt võtta rootsi keele õpetajaid, õpikuid ega sõnaraamatuid. 1944. aasta sügisel jõudis umbes iga 4. Eesti kas eestlasest või rannarootslasest põgenik esimese peatuspaigana Ojamaale ehk Gotlandile. Ja vahepeal oli Visbys, mis on Gotlandi pealinn, siis iga 3. või 4. inimene juba põgenik. Inimesed tulid Eestist lahtiste kaluripaatidega. Need olid kas mootoriga või ainult purjetega. Kui Gotlandile saabunud Eesti põgenike käest küsiti, miks te oma kodud maha jätsite, siis vastus, mis kordus kogu aeg, oli hirm. Ühe naisterahva käest küsiti, kas te kartsite siis venelasi. Naisterahvas oli läinud ähmi täis ja öelnud, ei, venelased on inimesed nagu meiegi, nad ei tee meile halba, aga bolševikud, need pole küll inimesed. Ikka ja jälle ütlesid Gotlandile saabunud Eesti põgenikud, et nemad suhtuvad negatiivselt nii natsistlikusse kui kommunistlikusse režiimi. Kui Eesti põgenikud jõudsid Gotlandi saarele, siis mis neil seal kaasas oli? Ühelt mehelt näiteks konfiskeeriti lausa 5000 sigaretti.
suitsumeeste elu oli pärast suitsude konfiskeerimist täielik põrgu, sest et sõja ajal sai Rootsis suitsu ainult kaardisüsteemi alusel ja pagulastel polnud neid mitte kusagilt võtta. Üks naine oli tulnud 2 koerakesega ja üks günekoloogia professor, kelle rahvust allikat ei nimeta, oli kaasa võtnud mikroskoobi. Näiteks aga kuulus Eesti kuulitõukaja Anton Kreek oli kaasa võtnud oma 1938. aasta Euroopa meistrivõistlustel võidetud kuulitõuke kuldmedali ja ta lootis seda kuldmedalit kasutada isikutunnistusena. Ühelt proualt leiti aga lausa 15 naaritsakasukat. Ega eestlaste suhtedki Gotlandil polnud alati omavahel roosilised. Näiteks kirjutati ühes Rootsi ajalehe Eesti rubriigis, et ühed kalurid olid kaasa toonud 15 kilogrammi angerjaid, kuid need varastati ära. Gotlandi politsei hakkas vargaid otsima ja tekkis väga piinlik olukord, kui selgus, et need vargad on Eesti enda põgenikud. Ja üks teine näide. Ühes ajalehes ilmunud vestes ironiseeriti nende naispõgenike üle, kes vaevalt täisaunast välja astununa kohe olevat hakanud Rootsi noormeeste ees sulgi kohevile ajama ja rääkima aina šokolaadist, viinamarjadest ja kinost ning kes oma unistuste maailmas elavat vaid hõberebastele. Või nende meespõgenike üle, kelles äkki olevat tärganud seisuse ja ameti uhkus ja seepärast ei kõlbavat enam kätte võtta põrandaharja ega nõudepesu kaltsu. Üks äärmiselt inetu lugu sai alguse 1945. aasta maikuus. Punaarmee vallutas siis Kuramaa poolsaare ja sealt õnnestus mitmel tuhandel Saksa, Läti ja Eesti päritolu sõjamehel pääseda üle mere Rootsi. Moskva avaldas Stockholmile suurt survet, et need sõjamehed antaks Moskvale välja ja Rootsi nõustuski selle surveavaldusega. Esimesed teated, et Rootsi on sõlminud Staliniga salajase lepingu, imbusid läbi juba novembri lõpus 1945. aastal ja Rootsi ühiskonnas puhkesid elavad diskussioonid. Jõulude ajal anti osa sakslasi juba Stalinile üle, kuid möll läks lahti 1946. aasta jaanuaris. Paljud interneeritud mehed hakkasid ennast lõikuma ja muud moodi vigastama, et maailma avalikkuse tähelepanu endale saada. 25. jaanuaril 1946 tirisid Rootsi politseinikud üle 1000 sakslase ja 150 baltlast, kelle hulgas oli ka 7 eestlast, Vene aurikule. Kui rääkida nendest 7 eestlasest, siis nii mõnigi neist oli seal kõigest 18 aastat vana. Üks Läti kapten oli ennast väljaandmisel ära tapnud ja paljud mehed, kes Nõukogude Liidule välja anti, mõisteti pikaks ajaks kas sunnitöölaagrisse või lasti üldse maha. Mis aga sai nendest sõiduriistadest, millega eestlased olid põgenenud Eestist Rootsisse? Loendati kokku 674 alust ja nendega juhtus siis 1945. aasta sügisel ootamatu asi. Nõukogude Liit teatas Rootsile, et need 674 alust kuuluvad temale ehk ta on need natsionaliseerinud ja Rootsi parlament riigipäev otsustas oma võimsale naabrile alluda. Kogu see sündmustik sai alguse 12. märtsil 1945, kui Nõukogude Liidu suursaadik Stockholmis Aleksandra Kollontai saatis Rootsi välisministrile kirja, milles ta nõudis, et kõik need alused, mis on saabunud Saksa okupatsiooni all olevast Eestist Rootsi, saadetakse viivitamatult tagasi Nõukogude Liitu, sest need alused kuuluvad juriidiliselt Nõukogude maale. Nimetatud suursaadik Aleksandra Kollontai on ajaloos nii markantne isiksus, et ta väärib lausa eraldi tähelepanu. Ta sai tuntuks kui maailma esimene naissuursaadik ja väsimatu naiste õiguste eest võitleja ning seksuaalrevolutsiooni läbiviija. Eriti irooniliselt suhtuti Madame Kollontaisse teise maailmasõja ajal Eestis Saksa okupatsiooni ajal, kui meedia kirjutas nõndamoodi, tsiteerime. Selle elujanulise 50-aastase naise tegevus oli isegi liig juba oma kõlblusetusest vaevalt ületatavaile Moskva valitsusringkonnile. Igatahes võib ta viidata rahuloluga tõsiasjale, et mõned tema poolt sisse seatud reformid, nagu näiteks registreerimata abielud ja lihtsustatud lahutused, on Nõukogude Liidus veel tänapäevalgi maksvad. Selle seksuaalfilosoofi tähelepanuväärsemaid väljendusi on
armastus on klaas vett, mida juuakse oma janu kustutamiseks. Hingelist armastust peab Madame Kollontai kodanlikuks meeltes segaduseks ja nõuab õigelt naisbolševikult, et ta vabastaks end igast sentimentaalsusest ja lendaks kui liblik ühelt lillelt teisele.